olen siin laiendanud seda ettekande pealkirja, et tuumajaama aia taga soovitatud või mitte. Natuke rääkida sellest, et mis see hetkeseis on ja mida näitavad siis erinevad uuringud selle teema kohta. Natuke kõigepealt endast, kes ma olen, kuidas ma olen seotud väikeste tuumajaamadega. Tegelikult olen Kunda kohalik, aga viimased üle 10 aasta olen elanud juba Tartus, nii et nagu on minu tagaias, aga nagu ei ole ka. Aga mida ma Tartus teinud olen, ma olen viimased 5 aastat olnud aktiivne keskkonnaühenduses Eesti Roheline Liikumine. Ma olen seal olnud huvikaitseekspert ja juhatuse liige ja minu peamised teemad on olnud energeetika ja kliima. Et alguses läksin sinna põlevkivi küsimust lahendama, aga umbes esimesest päevast juba hakkas kuskilt tekkima see küsimus, et aga tuumaenergia, nii et ma olen kuidagi sunnitud olema ka selles valdkonnas üsna pikalt ja põhjalikult sees. Ja esindan siin täna ka Eesti Keskkonnaühenduste Koda, kelle kaudu ma olen siis ka ühes riiklikus töögrupis, millest ma natuke lähemalt ka räägin, et mis seis siis seal riigi poolt vaadates tegelikult täna selles küsimuses on. Ja sageli küsitakse ka, et aga mis on üldse ühe või teise inimese haridus, enne kui ta tohib rääkida tuumaenergiast, võib-olla meediasse vaadates tundub, et kõigil peab olema doktorikraad, enne ei tohigi suud lahti teha. Mul on doktorikraad, aga mitte tuumaenergeetikas, küll aga ma olen ennast täiendanud tuumaenergeetikas siin ja seal ja Ameerika Ühendriigid pakuvad näiteks nendele töörühma liikmetele täiendkoolitusi, olen siis neid läbinud ka. Ja lühidalt mu tänased teemad on need, et natuke rääkida taustast ka, et kus see Eesti tuuma mõte on üldse läbi aja arenenud, miks täna järsku me kõik sellest räägime, miks me täna siin oleme, miks, nagu Mati ütles, seda teemat on viimasel ajal kuidagi eriti palju tulnud igalt poolt, mida ütlevad siis mõned erapooletud uuringud ja ma teen mõned tulevikuennustused ka oma kõhutunde ja varasema kogemuse baasilt. Ja kes tahab pikemalt sellest lugeda, siis siin all nüüd esimene rida näeb, on link ka sellisele natuke pikemale raportile, mis eelmise aasta lõpus sai valmis, kus põhimõtteliselt samad teemad on natuke rohkem lahti pakitud. Et olin selle loomisega seotud, nii et sealt ma põhimõtteliselt seda infot praegu siis teile edastan. Kiire ajaloo tund siis. Esimene kord, kui Eestis räägiti, et võiks olla tuumajaam, oli kusagil 60-ndatel. Et ENSV arvas, et Võrtsjärve kaldale sobiks üks väga suur tuumajaam. Mõte käidi välja, tehti uuringuid, avastati, et Võrtsjärv pisut liiga madal, ei sobi nii suure jaama jaoks. Ja see idee läks siis ajaloo hõlma. Ja pikalt ei olnud mingit plaane ja kuskil 2000-ndatel tekkis järgmine mõte. Siis oli Eesti riik ja siis oli Eesti Energia, kes ütles, et aga äkki saaks teha Pakri saare peale. Tuumajaama ka suhteliselt suure. See oli siis pärast seda, kui Balti riikide ühine mõte teha 3 riigi või isegi Poola oli seal kambas 4 riigi tuumajaam kuskile Leetu, et see läks vett vedama, siis korraks mõeldi, et äkki saab Pakrile teha ja siis jällegi teatud tingimustes või põhjustel see ei läinud läbi. Ja kolmas laine on see, kus me oleme täna. Ja nüüd on küsimus, et aga kus? See on see, millest täna me võib-olla kõige rohkem on huvitatud. Kus see kolmas siis piirkond on? Ja see ei ole kõigis nendes, et ärge muretsege, et nüüd on terve rannik on täis tuumajaamu. Ja võib-olla pilgud lähevad siia Letipea ja Kunda ja Mahu kanti, aga selle eestvedaja on selgelt täna erasektor, Fermi Energia, aga asukohta nagu riigi poolt vaadates täna ei ole. Ja siin on üks esimene oluline punkt, kui sellest loengust teil suurt midagi meelde jää, siis vähemalt see punkt, et tänasel päeval Eesti riik ei ole pakkunud välja mitte ühtegi asukohta. Siin oli jaanuari lõpus oli selline uudis ERR-is. Et töörühm pakkus tuumajaama võimalik asukohana välja 16 paika. Ja mina olen selles töörühmas. Ja mina lugesin uudist, et ma olen välja pakkunud 16 asukohta. Ja siis ma kirjutasin töögrupile, vabandust, siin on mingi uudis, kus meie töörühm, kus ma olen liige, on pakkunud välja asukohad. Mis värk on? Ja kirjutasin ERR-ile, tere, kus teie info pärineb. Ja see vastus oli siis järgnev, et tulid kuskilt ajakirjanikud, leidsid ühe pooliku uuringu, rääkisid natuke Keskkonnaministeeriumi ametnikega ja siis tegid uudise. Ja siis ma palusin, et kas keegi saaks seda uudist korrigeerida, et töörühm ei ole oma tööd veel lõpetanud, see on kõik väga nagu poolik töö ja siiamaani see artikkel on nagu rõõmsalt üleval. Nii et
need on võib-olla need asukohad, kus väga laialt on ju pintslitõmbega kogu rannik, võiks olla seal uuringus, aga jätkuvalt see uuring on poolik, et praegu levib niisugune kummaline väärinfo, nagu riik on juba välja pakkunud midagi. Ei ole, ma tean, ma ise pean enne selle töörühmaga heaks kiitma ja seda ei ole juhtunud. Meil see nädal oli koosolek, kus veel nagu filtreerida, arutada, vaadata, kas ikka kõike on kaalutud ja nii edasi, nii edasi. Nii et hetkeseis on see, et tehniliselt nagu asukohta ei ole, samas nagu meedias me kuuleme, et juba käivad konkreetsed betooni valamised peaaegu, esimesed puurimised ja katsetused. Ja enne kui minna veel edasi, võib-olla väike ülevaade, mis asi on väike moodulreaktor, et kõik me oleks samal lainel, samal leheküljel. Sageli räägitakse, et see väike peaks siis olema kuni 300 megavatti. Ja ma tahan siia sulgudesse ka selle, mis see nagu reaalsus on täna siis. Et kes teab Fermi energiaplaane, teab, et seal on plaan ehitada 4 korda 300 megavatti. Väike arvutus tähendab, et see on pigem nagu suur tuumajaam. Lihtsalt üksteise kõrval väiksed reaktorid. Teine punkt on modulaarsus. Väike moodulreaktor tähendab, et need jupid peaks olema tehases toodetud, massitoodang, seetõttu odavam, kiirem, mugavam. Aga see ei kehti nende esimeste jaamade kohta, sest need tehaseid, kus neid mooduleid teha, neid veel ei ole. Ja küsimus, et millal ja kas nad tulevad, on täna hästi lahtine. Et kindlasti mõni niisugune väike katsejaam tuleb, aga ta on ikka käsitöö. Et ta ei tule selle liini pealt veel, mis teeb ta kallimaks ja eksperimentaalsemaks. Ja kolmas selles sõnas on siis reaktor, et mis reaktorist me räägime. Ja siin on ka, meedias on täis erinevat segadust, et kas see on nüüd see vana 3. generatsioon või ta on see uuest 4. ja veel uhkem generatsioon. Et tegelikult kui vaadata, mis need äriplaanid täna on, siis on ikkagi see vana 3. generatsioon, pisut väiksem, nii-öelda säästuversioon, koos samade probleemidega, mis jätkuvalt nende vanadel reaktoritel on. Et selles mõttes on keeruline küsida avalikku arvamust, sest inimeste peades sõna tuumajaam tähendab täna väga erinevaid asju. Aga siin on üks pilt, mida te ilmselt kõik olete näinud, et see on see, mis siis turundusmaterjalides levib. Et see peaks olema siis GE Hitachi PVRX 300. Aga lihtsalt, et on tausta veel, et kuna ma olen 5 aastat umbes selle teemaga tegelenud, et siis kus see jutt hakkas levima, kus see lugu on arenenud nii, et me täna oleme siin ja peame sellest rääkima. Et kuna see oli täpselt minu silme all kõik arenes, ma võin seda niimoodi näpuga järge ajada. Et võib-olla teile ka huvitav. No ütleme, et see uus laine algas aastal 2008, kui loodi MTÜ Eesti tuumajaam ja sulgudes on mõned inimesed, kes sellega olid seotud. Ja huvitav on see, et need samad inimesed olid seotud ka nende eelmiste tuumajaama lainetega. Et Anto Raukas selle 60ndate ideega ja Kalev Kallemets selle 2009-10 ideega seal Pakril. Ja nende eesmärk oli siis populariseerida seda ideed Eestis. Siis nagu me mäletame loodetavasti 2011, 11. märts täna toimus Fukushima tuumakatastroof Jaapanis ja selgelt see nagu globaalselt jahutas entusiasmi tuumaenergia järgi, sest et saadi aru, et jah, see tehnoloogia võib olla ka ohtlik, isegi kõige paremates tingimustes, isegi kõige paremates kätes mingid asjad võivad juhtuda. Aastal 2018 see MTÜ uuesti aktiveerus, võib-olla tundus, et aeg on piisavalt mööda läinud, inimesed on unustanud ja siit on nagu läinud see intensiivsus aina ülesse. 2018 toimuski niisugune riikliku energia- ja kliimakava arutelu, see oli uus dokument, mis oli loomisel ja järsku sinna hakkasid tekkima viited ja vihjed tuumaenergiale ja varasemates arengukavades riigis ei olnud seda üldse kuskil kaalutudki. 2019 loodi Fermi Energia, mille siis eesmärk on seda ideed müüa, et nad ei arenda reaktoreid ise, nende põhiline tegevus on selle idee müümine. Ja siis need miljonid, mis sinna praegu on kaasatud, ma ütleks, et need on läinud suuresti turundusse, valitsuse mõjutamisse, meediatöösse, lastelaagrite korraldamisse. Ma kuulsin, et vastakooli minnakse varsti rääkima tuumavõludest. Ekskursioonid, kas keegi teist on käinud Soomes või Rootsis? Jah, mõni on käinud.
saab veel minna, ma kuulsin. Aga ütleme, tohib ühe küsimuse vahemärkuse selle Soome. Neil viiakse neid inimesi hoolega sinna, näidatakse ilusat loodust ja tuumajaama, aga väga sellest ei taheta rääkida, et see pandi käima vist 2008 ja tänaseni ta veel ei tööta. Oli 4 miljardit plaanis raisata seal. Me räägime sellest, ma räägin sellest. Igatahes, no see on see programm, et käia ja näha neid suuri reaktoreid, mille kohta öeldakse, et need ei ole seotud nende väikeste reaktoritega, aga ometigi neid käiakse vaatamas. Raamat on välja antud, konverentsi korraldatakse ja nagu üks oluline aspekt on ka taastuvenergia laimukampaaniad. Et kuna taastuvenergia on tuumaenergiale üsna konkureeriv element, siis väga palju on ka tööd sinna mindud, et seletada, kuidas see ju ei tööta. Siin on mõned stiili näited lihtsalt, kindlasti näin neid, et Fermi Energia, puhas energia, mis ei räägi siis tuumajäätmetest iga ilmaga, mis ei räägi sellest, et 2 kuud aastas umbes see jaam seisab hooldustöödeks ja liiga kuuma või liiga külma ilmaga samuti peab vähem tootma ja parima hinnaga, mis on jällegi niisugune, oleneb, kuidas arvutad. Kindlasti olete näinud, et Fermi Energia on hästi agressiivne oma kampaanias, et see tähtaeg, millal jaam valmis saab, tuleb järjest lähemale. 2035, 2032, nüüd on 2031. Ma usun, et see on nagu niisugune pakkumine nagu oksjon. Ma arvan, et ta läheb 2030 välja. Samal ajal nagu tehnoloogiliselt ei ole midagi muutunud. Tehnoloogiliselt on sama seis, mis põhimõtteliselt paarkümmend aastat tagasi. Ja kolmas on siis see, et tuuliku võib püsti panna igal loll, tuumaenergia nõuab nutti. See oli päris hea tsitaat. Ja mida siis keskkonnaühendused on üritanud vastukaaluks teha, on natukenegi seda info välja avardada, öelda, et tuumajäätmed on tegelikult probleem, mida ei ole maailmas lahendatud. See tehnoloogia on veel väga arengujärgus. Riigile kaasnevad siin kulud. Ei ole nii, et erasektor ise ja ainult üksi teeb, riik ainult saab head kasu sealt kuidagi. Ja see kliimamuutuste aspekt, siin ei ole üldse oluline, sest see tehnoloogia on nii aeglane ja nii kallis, et sa saaks seda lahendada palju teistmoodi, palju kiiremini. On mingid veebilehed, tuumainfo.ee, on Facebooki leht Tuumaenergia tänane ei, kus ka võib-olla ka rahvusvahelisi uudiseid rohkem Eestisse tuuakse. Ja mina sageli olen ka kirjutamas nendel teemadel, võtmes kokku seda, mis ma näen, et praegu ühiskonnas toimub ja millest ei räägita. Natuke sellest riiklikust tuumaenergia töögrupist. Ma loodan, et see ei ole liiga igav, aga nende eesmärk on see, et aastal 2024 Riigikogu peaks tegema siis niisuguse kaalutletud otsuse, teadliku otsuse, kas minna tuumaenergia uurimisega edasi või mitte. Ja et seda otsust teha, neil on vaja siis niisugusi analüüse, mille pealt otsustada. Ja siis riiklik töögrupp üritab neid analüüse kuidagi toota ja tellida. Seal on ametnikud mitmest erinevast peaaegu kõikidest ministeeriumitest või vist maaeluministeerium oli puudu. Aga need ametnikud ei ole ise tuumaspetsialistid, nad on lihtsalt ruumi planeerimine, üldine mingi kiirgusohutus, Kaitseministeeriumist inimesed. Ja siis nad tellivad uuringuid ja vahel käib Fermi neile ettekandeid tegemas ja Fermi söödab neile ette ka teatud alusmaterjale. Et praegune ametlik programm on see, et selle keerulise otsuse tegemine vajab vist äkki oli 14 erinevat niisugust uuringut, millest siis, ma ei oska täpselt öelda, äkki 6-7 võetakse nagu Fermi tehtud uuringud ja siis keegi paneb templi peale, et see on nagu hea uuring. Kuidas see täpselt käib, keegi ei tea veel, aga plaan on see, kuna see on niisugune säästumeetod, et asjad kiiremini ära teha. Ja kus mina istun, on siis alltöögrupp, mis siis vaatab, et kas tuumajaamale ja tuumajäätmete lõppladestuspaigale üldse oleks Eestis kohta. Ja täna, nagu ma ütlesin, see asi on veel pooleli, keegi ei tea. Aga kui see riiklik otsus tuleb positiivne, et jah, jätkame tuumaenergiaga, siis vähemalt riigipoolne hinnang täna on see, et enne 2035 aastat ei ole võimalik. Et regulatsioonid on puudu veel, juriidiline pool on puudu veel. Et see on nagu esimene asi, et varem on väga keeruline või võimatu ja seal on veel nagu tingimusi, et need reaktorid peavad päriselt olemas olema maailmas ja ühiskond peab olema ja kohalik kogukond peab olema nõus, et see jaam nende lähedasest tuleb. Ja veel keerulisem on see, et tuumajäätmete ladestuspaik kellegi lähedale tuleb. Et välismaa kogemustest me näeme, et see on see nagu komistuskoht, et jah, jaamad on olemas Soomes, Rootsis, Venemaal, kus iganes suurriikides,
aga ladestuspaika, seda otsitakse nagu isegi mitte nõela heinakuhjast, sest siis oleks juba leitud, aga see on nagu, see heinakuhi võib olla tühi on, aga sa pead leidma sealt selle koha. Et Eestis peaks ka see protsess käima enne, kui me otsustame, et jah, me tuumajaama tahame. Et me peame teadma, et kuhu me pärast need jäätmed paneme. Kiirelt käin üle need siis mõned raportid, 2 tükki, mis küsivad, et kas tuumajaam oleks siis Eestile soovituslik, kasulik, mõttekas või mitte. Ja ma valisin siis need uuringud, mis ei ole Fermi poolt rahastatud või kuidagi kontrollitud, vähem mitte suurel määral. Üks oli Tartu Ülikooli tehtud kevad 2021, kus lihtsalt oli küsitlus, et 130 energeetika eksperti võeti, küsiti erinevate võimalike tuleviku valikute kohta, paluti neid reastada ja hinnata ja siis kategooria, mis lõpuks välja koorus seal mitte sobivate variantide hulgas, oli muu hulgas ka väike moodulreaktoriga tuumajaama rajamine. Ühesõnaga need 130 eksperti kollektiivselt suurel määral ütlesid, et see ei tundu hea lahendus, teades seda, mida me täna teame selle tehnoloogia ja tööstuse kohta. Aga muidugi siin saab öelda, et need ei olnud ju arvutuslikud läbimängud, see on lihtsalt subjektiivne ekspertide nagu sisetunne, et okei, tuumaenergia varem on läinud niimoodi, tulevikus ilmselt läheb ka midagi sarnaselt. Et see on nagu niisugune küsimuse ja vastuse variant. Aga midagi ta näitab. Õnneks, ja siin on ka viide esimese rea inimestele, et seda ise netist lugeda, kes soovib. See on siis suursiire.ut.ee, sealt te leiate selle uuringu. Aga on tehtud ka üks niisugune väga põhjalik, väga matemaatiline, 2 aastat läbi analüüsitud uuring üleminek kliimaneutraalsele elektritootmisele Eestis. Seda tegi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, see oli erinevaid osapooli väga palju, kaasamine ka laiemas seltskonnas. 7 stsenaariumit oli, mida nad läbi vaatasid, millest 2 oli sees siis ka tuumaenergia. Ühel juhul väiksem, 1 jaam ja teisel juhul siis nagu mitu suuremat. Või üks väike mitu korda, ehk siis kokku suurem jaam. Ja jällegi tuumatsenaariumid olid kas mitte soovitav, kui oli see suur tuumajaam, see, mida siis Fermi nagu mõnes mõttes tahab teha. Või siis võimalik tingimustes, et see on 1 väike jaam ja ta tuleb aastal 2050 ja veel mingid tingimused. Aga üks oluline nagu märge sealt uuringust minu arust oli see, et seal oli välja toodud siis nende konsultantide poolt, et suuremahulise tuumaenergia teekaardi lisariskiks on, et see võib tekitada võltsturvatunde ning olla ettekääne, et lükata edasi olulisi otsuseid. Ja mida see tähendab, on see, et kui me ütleme Riigikogus 2024, et jah, me tahame tuumaenergiat ja siis me hakkame ootama, et see nüüd tuleb. Ja kui vahepeal on küsimus, et kas peaks mingi teisi otsuseid tegema, siis on hea öelda, et ei, meil 2032 on see tuumajaam valmis, siis kõik on korras. Ja kui on 2032 käes ja tuumajaama ei ole, siis ei ole meil midagi. Siin on ka link juures ja see on niisugune pikk ja tüütu link, aga energiatalgud.ee, sealt leiate ülesse. Ja lõpetuseks ma siis natuke ennustan tulevikku oma kõhutunde pealt, sest et väga täpsemalt ei saagi, kui me küsime, et mis saab, kui riik ütleb jah, et mis need 3 varianti on. Ma arvan, et kõige tõenäolisem variant on see, et seda tuumajaama ikkagi lõpuks ei tule. Sest et see tehnoloogia on täna ikkagi üsna lapse kingades. Kui me vaatame välismaal näiteks Kanadasse, kus nüüd esimesi reaktoreid siis kõvasti oodatakse, et ta saab valmis 2028, täna ta ei ole isegi alustatud ehitamist ja kohalikega rääkides nad ei usu, et ka niipea alustatakse, sest tegelikult väga olulised load on veel puudu. Et ta jääb venima, võib-olla esimene ei saagi valmis, võib-olla saab valmis 20 aasta pärast. Et kõlab ju nagu head stsenaarium, et näed, tuumajaama ei tulnudki, aga see nagu ootus ja lootus ikkagi on üleval, riik paneb ikkagi aega ja raha sinna sisse ja kohalik piirkond, kuhu iganes siis tuleb võib-olla siia, võib-olla kuhugi mujale, peab aastaid nagu kannatama seda selget mainekahju, mida te võib-olla saad ise juba öelda, kas te juba kannatate täna. Ja paigalseis, et me ootame, et äkki tuleb see päästetehnoloogia. Variant 2 on see, et olgu riik ütleb jah, ja tuumajaam tõesti tuleb, et Fermi Energia hakkab kohe ehitama, kui esimene võimalus tekib. Ja see saab olla ainult niimoodi, et seda hakatakse ehitama juba siis, kui veel esimene kuskil mujal maailmas ei ole isegi valmis. Et matemaatiliselt muidu ei tule välja. Ja ma arvan, et see on kõige riskantsem variant, et nad ehitavad kiiruga
seal on juba need 20 aastat ehituses olnud jaamad, seal on eksimuste oht suur, et siis veel nagu kiiruga ehitatud tuumajaama eksimuste oht on väga-väga suur. Ohutusmeetmete pealt hoitakse kokku, sest see on väikereaktorite üks nagu põhiline müügiargument ja regulatsioon selleks ajaks on väga nõrk või olematu, sest lihtsalt ei ole jõutud seda üles ehitada. Ja sellisel juhul on väga tõenäoline, et tuleb mingi suurem õnnetus, aga kui tõsine, seda ei tea keegi ette. Igal juhul kulu katab riik, et kui täna me kuuleme, et tuumaenergia operaatorid ütlevad, et kuniks nad toodavad elektrit, nad maksavad ka mingisse fondi, et jäätmetega tegeleda, et igasuguste muude jamadega tegeleda. Aga kui nad on alles alustav ettevõte, nad ei ole jõudnud sinna fondi veel midagi maksta, aga kui juba tuleb mingi suur kuluartikkel, kes selle siis maksab ja kas seda üldse on võimalik rahas maksta, et kohvipausi ajal me näitame videot Fukushimast, mis on tehtud aasta-paar tagasi ja kuigi seal justkui nagu paberite järgi on kõik täna korras, et evakuatsiooni nagu see käsk on ammu tühistatud, siis see kohalik elu on jätkuvalt nagu väga kiratsev. Ja viimane stsenaarium on siis, ma ei tea, siuke super optimistlik võib olla, et tuumajaam tuleb, aga ta tuleb tõesti aastal 2050, pärast seda, kui maailmas on tõestatud, et väiksed jaamad tõesti töötavad ja on ohutud. Regulaator, kes seda kõige kontrollib, on siis tugev ja sõltumatu. Siis see jaam töötab 40 aastat, jäätmed tekivad, neid hoitakse seal jaama territooriumil umbes 140 aastat ja siis viiakse lõppladestuspaika, mis mugavuse mõttes võiks olla hästi lähedal sellele jaamale. Kui jaam on leti peal, jäätmed on mahus, on ju. Ja siin hoitakse neid veel 1000 aastaid. Aga see piirkond isegi siis elab nagu selles ohus, et aga äkki midagi juhtub, mida me ei oska ette ennustada, sest et see ongi nagu ette ennustamatute õnnetuste probleem, et neid ei saa ette ennustada. Isegi kui ei tule nagu õnnetust, siis nagu Fermi täna on öelnud, et see nende toodetud elekter läheb enamjaolt suurtööstustele. Et kui kohalikud loodavad saada odavat elektrit, siis kui te olete suurtööstus, siis võib-olla teil on lootus. Kui te ei ole suurtööstus, siis nagu see pakett ei ole teile. Ja kindlasti siin on nagu mingid vahetsenaariumeid, aga lihtsalt aega on täna piiratud hulgas, nii et kes tahab minuga pikemalt arutada neil teemadel, siis kirjutage mulle pärast. Aga mu lõpusõnum on see, et kuhugi Eestis saab põhimõtteliselt kõik ehitada. Ükskõik, mis sa nagu tahad ehitada, kui sa ütled, et kuhugi Eestis see ikka saab, muidugi saab, kõike saab. Aga kui sa lähed täpsemaks, mida täpsemaks sa lähed, seda keerulisemaks tundub, et see läheb. Et siia ei saa, siia ka ei saa. Et tänane nagu see uuringute tase, mis Eesti riigis on üldine. Et ma oleks võinud teha ise selle uuringu 10 euroga, et põhimõtteliselt kogu rannik. Vaadake sinna. Oleks 5-ga teinud. Riigihanke võitja on siin. Kogu rannik ja vesi ka veel. Jah, et sellest kaardist ei ole suurt midagi tolku. Ma arvan ja loodan ise, et see riiklik analüüs läheb natukene täpsemaks. Ma ise pakkusin välja, et me peame rakendama mingit kaine mõistuse filtrit, et me ei saa päriselt nagu kuskile kuhugi siia teha tuumajaam. Kuigi see on võib-olla nagu geoloogiliselt super hea, on ju. Siia vedada elektrit on väga loll mõte. Ja sellepärast ongi kohalikel kogukondadel on tegelikult praegu see oluline roll, et kui need asjad lähevad täpsemaks, siis väga selgelt nagu öelda, kas nad siis soovivad seda või ei soovi seda. Et riik saaks võimalikult varakult teada, kui neil tegelikult ei ole ühtegi kohta. Päris maailmas, kus on inimesed elavad ja nii edasi. Et statistiliselt ja geoloogiliselt võib olla, aga päris maailmas mitte. Ja see on praegu ainult siis tuumajaama jaoks, jäätmete jaoks on teine kaart, mida ei ole veel avalikult näidatud, aga ma loodan, et mõne kuu pärast või kuu pärast see peaks ka ilmuma. Siin on minu kontaktandmed, võib mulle kirjutada, võib mulle helistada. Igasugused vihjed on väga head, mulle sageli inimesed helistavad, kes on tugevalt tuumajaama vastu, aga ei taha seda avalikult kuskil öelda, sest et sellele kaasneb teatav oht sattuda verbaalsete rünnakute ohvriks. Et siis kasutage mind nagu suuvoodrina, ma olen juba harjunud sellega. Ja see on võib-olla see üldine sõnum, mis mul on, et kohalikud, ma loodan tänasest päevast saavad huvitavaid mõtteid, sest üks asi, mis
mulle üks välismaa kolleeg ütles, on see, et maailmas on olnud väga palju rohkem tuumajaama projekte, kui on tuumajaamu. Et see, kui keegi tuleb mingi ideega, et nüüd siia ehitame, siis tõenäoliselt välistada sinna ehitad on väga väike ja kohalikel kindlasti nagu selles mõttes lootlust on oma elukeskkonna eest seista. Ja võib-olla nüüd mõni küsimus ja siis minu poolt kõik.